meie webinarid on salvestatud, webinaare on võimalik järgi vaadata selliselt aadressilt nagu rsaero.ee, sealt leiate Karl-Martin Rammo pildi ja seal on kirjutatud ka webinar, vajutate sinna webinari peale ja siis tulevad uuemad ja vanemad välja, saate uutele registreeruda ja nõnda edasi. Nii et see pool. Vabandan, aga nüüd on küll Karl-Martin. Ja, et kõigile, kes eelmine kord ka juba osalesid, siis ilmselt jäi väga silma see, et panen väga tugevat rõhku korratavusele ja sellele, et purjetamine ei ole juhuslik, ei ole müstiline, ei ole raketiteadus ja sellest tingituna ka tegelikult minu hinnangul vähemasti, et mitte ei ole ilmtingimata see, et start on kõige tähtsam asi, millest rääkida. Jah, öeldakse ju ja vana purjetamistarkus on hea start on pool võitu, mis osaliselt kindlasti on ka tõene, aga see ilmtingimata ei tähenda, et see alati ja eranditult nii on, et mis minu jaoks on oluline, on see, et start on see, millest kõik saab alguse ja meil on mõistlik lihtsalt rääkida erinevatest asjadest järjekorras. Ehk et minu ettepanek on, et me täna räägime stardist ja siis läheme riburada edasi kõikide nende teemadega, mis sealt edasi purjetamissõidus vastu tulevad. Ja start on loomulikult esimene. Kust alustada, siis põhiline, millele ma võib-olla keskendun, on jällegi paadi käsitsemine ja just see tehniline pool kindlasti puudutab see svertpaate, spetsiifilisemalt ühe mehe svertpaate ilmselt väga täpselt, olenemata sellest, et etteruttavalt ütlen ka, et kõik minu tänased videod on laseritest või ilkadest, sest et see on minu spetsiifika ja seal ma oskan lihtsalt ka mingite võistluste läbi mingeid videosid teile taustale ilmselt nagu kergemini otsida, kui ma seda aerodega oskaksin teha. Mõningal juhul see spetsiifika ilmselt võib muutuda, kui me räägime kiiljahtidest, kui on selliseid kuulajaid juhuslikult täna ka. Aga suures pildis need põhimõtted mingisuguste mööndustega on endiselt samad. Aga mis stardis on kõige olulisem enne, kui me võib-olla üldse alustame sellest, et milline on see tehnika ja milline on see paadi käsitsemise pool, siis kõige olulisem on stardis õigel ajal kohal olla ja selleks valmis olla. Et siit ka minu etteruttav võib olla vabandus, et kui ma hakkasin valmistuma tänaseks loenguks, siis ütles mu arvuti mulle, et selleks, et videokaamera pilti käima panna, tuleb teha critical update ja see critical update võttis aega 23 minutit. Nii et võib-olla mõned videod ja asjad ei ole piisavalt täpselt siin ette laadin, nii et vabandan veel kord ette. Aga millist ekraani ma jagan? Seda ekraani jagan teile ja küsin, et kas te näete minu ekraani? Väga hästi näeme. Väga tore. Millele minu hinnangul on hirm kõrge vajadus purjetamises rõhku panna on sooritus nagu kõikidel muudel elualadel samuti. Et eelmine kord oli ka meil käis läbi küsimus, et mis siis, kui on start, millest me täna räägime, läinud kehvasti, et millest ma siis mõtlen ja siis mina üritan veel kord rõhutades unustada ära kõik kõrvalised mõtted ja lükata kõrvale kõik emotsioonid, mis tulla võiks ja ekstra palju panna oma ressurssi sellesse, et ma tegeleksin nende elementidega maksimaalselt hästi, mis tegemist vajavad, just eeskätt paadi käsitsemise ja tehnilised elemendid, mis viiksid mind kiiremini finiši suunas. Ehk et ka stardis on nagu tegelikkuses see kõige olulisem ja siis piltlikult öeldes on hästi lihtsustatult ja naiivselt on see lihtsalt inglise keeli going through the motions, et seal ei ole nagu mitte midagi eriskummalist ja super raketiteaduslikku järjekordselt. Ehk et mis on stardi eesmärk? Stardi eesmärk on
sooritada tehnilised manöövrid sääraselt, et oleks võimalik alustada sõidustrateegia elluviimist. Ehk et eelmine kord, kui me rääkisime põgusalt stardist, siis ka paljud ütlesid väga oskuslikult ääretult õigesti, et eesmärk on ju tegelikult see, et saaks õigele poole vabast tuules minema. Täpselt nii lihtne ongi. Ja seda tähendab praktikas ka see nii-öelda anekdootlik või vanasõnalik, et hea start on pool võitu. Et sa stardis ei saa võita, samamoodi nagu mitmepäevasel, 5-päevasel regatil. Sa esimesel päeval ei saa meistriks tulla, küll aga saad kaotada. Ja siis stardi tegelik eesmärk on see, et sa kohe ei kaotaksi. Et purjetamine teadupärast on olemuslikult ala, kus esimene on see, kes teeb vähim vigu, mitte ilmtingimata see, kes mingis konkreetses elemendis või etapis on kõige kiirem. Ehk et me hakkame sõidu jooksul järjest sõeluma välja neid, kes mingis elemendis teevad vigu. Nii, edu saadab seda, kes on stardi hetkel stardiliinil esimeses reas, see on ääretult oluline, purjetades täiskäigul vabast tuures. Ja esimeses reas tähendab seda, et te olete esimeses reas ennast ümbritsevate paatidega, et see ilmtingimata ei pea tähendama seda, et te olete täpi pealt, millimeetri pealt stardi liinil, kui te näiteks stardite liini keskelt. See on hästi tavaline, te kindlasti olete kõik näinud mingisuguseid drooni või helikopteri pilte ja kaamera pilte võistlustest, kus stardiliin on alati keskelt läbi vajunud. Selle nimi on line sag ja see on samamoodi ääretult tavapärane. Et kui te juhtute olema selle, ütleme, 100 paadiga või 70 paadiga stardis liini keskel, niimoodi, et liin on läbi vajunud ja te leiate ennast 1,5 paadi pikkust kõigist teistest eespool ja ei saa vale starti, siis võib olla üksik erandlik juht, kus te tegite midagi geniaalset sääraselt, et keegi teine teie ümbruskaudsetest konkurentidest ei närinud läbi mingisugust parameetrit, aga tõenäosus on, et nüüd nendes tehnilistes manöövrites ja paadi käsitsemise elementides te tegite mingeid asju, tahaks öelda isegi, et valesti. Ehk et see, kuidas te sinna punkti jõudsite, on ääretult oluline. Ja see on see, millele ma tahaks täna keskenduda, et kuidas me nendesse punktidesse jõuame. Mis ma nüüd tegin? Ma tegin midagi, vajutasin tagasi, kui tahtsin vajutada edasi. Olulisemad elemendid, mis siis stardis tagavad eduka soorituse, on koha valik ja liini ajastamine, koha hoidmine ja ruumi tekitamine ja kiirendamine. Nii lihtne ongi. Rohkem ei ole mitte midagi, millele tuleb stardis tähelepanu pöörata. Järjekordselt teen vahemärkuse, et ei tasu segi ajada sellega, mis on kõik strateegiline pool ja meteoroloogia pool, et tegelikult tuleb ringi ka vaadata ja olgugi, et teil on ilmselt plaan teostatud selleks hetkeks stardis, ütleme 4 minuti ajaks, kus tuleb ettevalmistussignaal, kindlasti peab plaan olema teostatud, siis sellelegi vaatamata tuleb ka nende viimase 4 minuti jooksul vahetevahel vaadata üles, vaadata, mis teeb tuul, mis teeb teid ümbritsev keskkond, kui on eelnevaid fliite, kes on juba startinud, mis nemad teevad, et saada seda tagasisidet. Et see ei ole loomulikult eranditult, et ei keskendu kindlasti mitte millelegi muule kui paadi käsitsemine, et see ei ole kindlasti see, mida ma ütlen. Ma lihtsalt ütlen seda, et selles settingus, mis te olete valinud, näiteks, et stardin paremalt või stardin vasakult, siis selle settingu elluviimise tõenäosus kasvab 10 kordades, kui te neid tehnilisi elemente edukalt ellu viite. Nii. Koha valik ja liini ajastamine. Käime need kõik täna läbi ja räägime ka mingitest nendega seonduvatest tehnikatest. Ajastamine. Mida tähele panna?
Kuidas siis, ma küsin alguses üldsegi võib-olla niimoodi, et mulle ääretult meeldiks, kui me teeksime sellest natuke nagu töötoa formaadi, et mitte ilmtingimata ma pean pikka aega monoloogi, ehk et ma küsin, et kuidas teie startides üldsegi ennast positsioneerite, et mis see tegevus on, millele te kõige enam keskendute? Täiesti open mic, teeme mingi paar minutit vastuseid, kes julgeb öelda. Andres, millele sina keskendud stardis? No ma olen tavaliselt selleks ajaks endal mingi poole ära valinud ja siis ma vaatan seda pidi, et ma püüan sellest poolest olla piisavalt vaba ja et mul oleks piisavalt käiguruumi. Et mul eelmine aasta tulid väga hästi, lõpuks tulid märgi nagu stardid välja ja seal ma olin tõesti hea. Ja siis ma mängisin ennast sellesse positsiooni tavaliselt. Ja kui sa märgi stardi teed, siis mis on kriitiline edutegur, mis sulle selle nii-öelda eduka tulemi tabas, kui sa ütled, et sa olid märgi startides hea? Esiteks ma kaitsesin ära enda positsiooni, et sutkot ma suutsin ära hoida seda pidi, et keegi minu ja märgi vahel nagu ei saanud tulla. Ja teistpidi, et ma väga täpselt ajastasin ennast nagu märgi peale. Et jätsid piisava kiirenduse ruumi nii-öelda. Jah, eks juhtus ka, et ma arvan, et ma sain mingi 3-4 valestarti ka see aasta, et ma ikkagi ninaga olin üle. Sealt ütleme, et kohtunikud päris hästi näevad märgi juurest, kus sa oled. Ma kirjutan siin esimesena, et tuule kiirus, koha hõivamine tugeva tuulega 40–90 sekundit, vaikse tuulega 2 minutit kuni 3,5 minutit. Et mis on hästi tavaline, miks ma niimoodi küsisin, et mida ma näen, eriti näiteks Eesti võistlustel näen ja noorte puhul näen hästi tihti, on see, et valitakse pool dogmaatiliselt, et nüüd ma stardin sealt poolt ja mis tehakse, minnakse, seistakse sinna kohta, kus tahetakse startida ja oodatakse, et nüüd võiks kell tiksuda nulli, keegi võiks minu kõrvale mitte tulla ja siis ma saaksingi suurepärases üksinduses sealt poolt, kus ma soovisin startida, liikuma hakata. Kahjuks reaalsus on märksa teistsugune, eriti on ta teistsugune, kui te lähete kuskile suurtele võistlustele, ma ei tea, Kiili nädalale, maailmameistrivõistlustele, Euroopa meistrivõistlustele, sest et tihtipeale on stardis ühel pool eelis ja kõik tahavad loomulikult saada sinna poole, kus on eelis. Mis tähendab siis olemuslikult seda, et sa pead hõivama koha teel sellele positsioonile, kus sa tahad startida oluliselt varem. Mida vaiksem on tuul, seda väiksem on triiv. Mida väiksem on triiv, seda lähemale võib koha, ütleme siis selles liinile lähenemise rivis endale sisse võtta. Kindlasti on endiselt ja ikka oluline see, et sa oled selles rivis esimeses reas, eriti kui tuule kiirus on madal. Ehk et piltlikult öeldes, mida suurem on teil fliit, seda väiksem on tõenäosus, et kui te tahate teha mingeid siksakke ja keerutada ja lihtsalt nii-öelda aega surnuks lüüa seal liini all, teiste paatide taga, siis mida vaiksem on tuul, seda suurem on tõenäosus, et sel hetkel, kui te tahate saada nüüd lõpuks liinile esimesse ritta, siis kas seal ei ole enam kohta või te olete nii tugevas tuulekotis teiste purjede taga, et te ei saa purjetada mõistlikul käigul sinna punkti, kuhu te soovite minna. Seetõttu vaikse tuulega võetakse koht sisse ääretult vara. Tugeva tuulega, kus paaditriiv on suurem, võib see koha võtmine aset leida oluliselt hiljem.
ma olen selle siin küll kirjutanud viimaseks, aga tegelikult, mis on kõige alus, on stardis tegelikkuses see, et see sama seismine, millest ma rääkisin, see on, ma tahaks öelda hästi kriitiliselt ja nagu mustvalgelt, et see on sisuliselt keelatud. Et tegelikkuses paadid enam-vähem kogu aja on liikuvuses. Et kui te mõtlete jalgratta peale, siis kui jalgratas jääb seisma, siis eriti oskuslikud parimad ratturid maailmas suudavad mõnda aega jalgrattaga ka seista, aga piltlikult öeldes mina ja teie varem või hiljem kukuksime ümber. Et paadiga on tegelikult täpselt sama case, et kui paat seisab, siis paat ei ole kontrollitav. Kui paat ei ole kontrollitav, siis me laseme enda ümber olevatel konkurentidel teha meiega, mida nemad tahavad meiega teha, mitte vastupidi. Et selleks, et meil oleks kogu aeg kontroll selle üle, mis meie ümber toimub, peab paat olema kogu aeg liikuvuses. Vabandust. See ei tähenda ilmtingimata, et paat peab olema kogu aeg liikuvuses edaspidi. Et kui me räägime lähenemisest liinile, siis selleks on harjutused. Siin võib-olla kogenumad olijad on kuulnud sellisest tänaseks kadunud inimesest nagu Valentin Mankin oli nõukaajal. Ja on selline asi nagu Mankini test, mis siis teeb piltlikult öeldes seda, et erinevates tuuleoludes võtad kella ja hakkad kuskilt paarikümne meetri kauguselt liinist, ütleme 30 meetri kauguselt liinist altpoolt, ühel hetkel sõitma liini suunas täiskäigul ja ütled, et ma arvan, et mul läheb siit liinile sõitmiseks nii kaua. Ja siis mõõdad, et kui täpne sinu see arvamus, et kui kaua sul aega läheb, siis tegelikult oli. Ja seda kordi läbi tehes erinevates tuulteoludes saad tekitada endale mingisuguse aimduse, kui kaugele liinist seista. Ja siis omakorda, et kui palju aega surnuks lüüa, et eeldus on siis see, et see harjutus on täiskäigul, et sa oled võimeline tegelikult kiirendama, aeglustama ja siis ühel hetkel jõudma ka liinile. Et see on hästi oluline veel kord, kui me räägime hästi suurtest võistlustest, siis olemuslikult see mikroskaalal, mis toimub, on täpselt see, mis toimub ka, ütleme, orgi stardis, et ükski jaht ei seisa koha peal, nad vaikselt hiilivad liinile lähemale ja kogu aeg liiguvad liini suunas, et piltlikult öeldes toimub ka svertpaadi fliitides sama asi, lihtsalt mikroskaalal ja kõrvalt vaadates võib-olla ei tundu, et paadid nii ulmeliselt liiguksid. Niimoodi. Liigume edasi. On vaheküsimusi. Vaheküsimusi küsige julgelt, et ärge pange neid kuskile hullusti kirja niimoodi, et pärast, kus kontekst võib-olla on juba ammu möödas, siis hakkate neid küsimusi küsima otsast ja siis tuleme tagasi. Pigem küsige kohe, et ma hea meelega vastan koheselt kõikidele küsimustele, kui need tekivad. Vaikus. Nii, siis see tähendab, et oli ilmselt mitte midagi ei olnud aru saada. Katsume parandada. Lähme edasi. Liini asetus ja lähenemise nurk liinile. Ehk angle of attack. Ma küsin niimoodi, et kas teil see puutub ka paadi käsitsemist lihtsalt ja et kui te stardite, kas te teate sellist asja nagu stardis võetud kaldamärk ehk transit? Jah. Oleme kuulnud. Väga tore. Transit on suurepärane asi, mida alati kasutada, mis annab siis teile võimaluse, siis vahet ei ole kumbalt poolt, et kui te stardite paremalt poolt, siis positsioneerida ennast märgi ja kaldamärgi abil
või kui te stardite vasakult poolt, siis üle õla vaadates kaatri ja siis sinna poole jääva kalda abil. Et minu kogemus ütleb, et ütleme, tahaks öelda, et 90% võistlussõitudest erinevates maailma otstes on alati võimalik ühel või teisel pool transit võtta. Ja siis, mis on oluline, on, et kui sa võtad selle transiti ära, siis jällegi, et sa ei seisa dogmaatiliselt niimoodi, et sa näed seda märki ja transitit, et ma olen nüüd liini peal, et see on täpselt see koht, kus ma olema pean, vaid selle transiti joondumiseni sa pead loomulikult jõudma stardi hetkel. Ja selleks, et sellele stardi hetkel täpselt jõuda, on vaja pidada silmas, et milline on angle of attack ehk et teoreetiliselt võib, ütleme näiteks, te võtate transiti märgi suunas ehk et te vaatate märgi taha Tallinna lahel näiteks Nordvesti või Nordi tuulega vaatate niimoodi, et jääb kesklinn kuskile mingisugune Swiss hotelli torn on näiteks transit, suurepärane transit, leiab alati koheselt üles. Siis see, kas stardis on kaatrieelis või on märgieelis, ehk et kas tuul stardiliiniga on ühele poole või teisele poole viltu, mõjutab väga oluliselt seda, kui kiiresti te oma transitini jõuate. Ehk et piltlikult öeldes, kui on väga tugev stardiliinil parema poole eelis, siis te võite olla tunnetuslikult niimoodi, et kui te võtate selle, nüüd üritate manada endale selle sama Swiss hotelli näite, te hetkel praegu vaatate alles Kopli sadamat, aga kui sa võtad soodi sisse ja paadi kursile, siis sa oled selle Swiss hotelli torni peal paari sekundiga. Versus sama pilt, kui sul on vasaku poole eelis, siis sa tegelikult sõidad üle terve liini suhteliselt tihkelt tuules, et jõuda lõpuks sinna Swiss hotelli transitini ja sellega seonduvalt suure tõenäosusega oled suhteliselt kaugel vasaku liini poole peal juba. Et see enda asetus ja see angle of attack liinile on ääretult oluline. Et see aitab seda, et kui kiiresti ma liinini jõuan ja mis asendit ma pean hoidma, et sinna liinile jõuda. Ja siis on suhteliselt lihtne päeva lõpuks, kui need kõik asjad kokku panna, ajastada seda, et ei jää liini peale hiljaks. Kas on vahele küsimusi? Vaikus. Nii, siis on mul tehniline küsimus iseendale, et kuidas ma saan jagada mingit muud pilti. Vaatame vahele videosid. Nii. Vabandust. Jaga. Nii, kas on näha? Hetkel on näha, väga hea. Väga tore. Kui see on pilt stardist? Pilt stardist, just võtame kiirust ka maha ja paneme käima. Et piltlikult öeldes, mida ma näidata tahan, on see, et siin on suhteliselt vaikne tuul ja paadid on varakult võtnud kohad sisse ja on liinile juba suhteliselt lähedal. Ja
ja kohad on hõivatud. Ehk et mida ma võib-olla rõhutada tahan, on see, et ei ole kuskilt tulla ja võtta endale koht sisse, et seda ruumi lihtsalt ei ole. Ja siis on vaja lihtsalt ajastada liini ja hoida oma kohta, teha endale vajadusel ruumi juurde ja kiirendada. Et siin on tegelikult selles videos on väga mitmeid tehnilisi elemente väga hästi näha, mida me ka veel täna arutame. Aga suures pildis point on see, et me oleme pikalt siin juba olnud ja ei saa tulla kuskilt tagant hiljem, sest et sellisel juhul juhtub see, mis siin tagumiste paatidega juba on juhtunud, et meil ei ole lihtsalt võimekust. Ja nüüd vastupidiselt, et neil siis ühesõnaga ei ole võimekust kuhugi minna, sest et nad ei saa vabasse tuulda. Et vastupidiseks siin on pilt väga tugeva tuulega sõidust, kus olemuslikult võib palju hiljem võtta koha sisse ja olemuslikult ka stardi osakaal ei ole tegelikult üldsegi nii hirmuoluline. Et saab täiesti vabalt võtta ja leida endale suhteliselt kiiresti vaba tuul ja isegi mingist tuula tugevusest edasi ei ole see, kas sa leiad endale super vaba tuule esimesel hetkel niivõrd oluline. Oluline on, et sa saaksid nagu enam-vähem joone peal minema. Ja siin on ka, võib-olla ma näitan ühe korra, see on kehv videost, et see on jube. Et angle of attack'ist veel siin on ka hea näidata, et rääkis Andres enne, et tal tulid väga hästi välja märgipoolsed stardid, mida me ka parasjagu siin näeme. Siis siin on väga hea olukord sellest tegelikult, kus angle of attack märgi poolt startimiseks on tegelikult suhteliselt kõrgele. Et nendel paatidel, kes siin seisavad, on nagu suhteliselt stress-free startida ja nad ei pea mõtlema seda, et kas nad nüüd saavad sellest kaatrist üle või nad ei saa kaatrist üle. Seetõttu on ülioluline kogu aeg seda silmas pidada ja kindlasti ka enne starti testida, et kui te plaanite näiteks vasakult startida, siis kindlasti testige korduvalt, et mis see nurk siit on, siis te suudate visualiseerida, ütleme siin hollandlasena seistes, et kui palju seal piltlikult öeldes veel ruumi on. Et nendel on täna sellel konkreetsel hetkel, siin on hästi suur laine, küll see on Portugalis Villamuras, aga piltlikult öeldes neil on nagu suhteliselt safe olla siin olemuslikult. Nii. Lähme teise ekraani peale tagasi. Ehk et kõige alus on liikumine. Kui siit midagi kaasa võtta, siis see on kindlasti see üks asi. Nii. Jah, selle ma ütlesin ka juba ära, mis ma siia kirja olen pannud tegelikult, et vaikse tuulega ei anta andeks, et tugeva tuulega saab igasuguseid asju tegelikult andeks ja kui te näiteks jääte mingil põhjusel magama või ei leia endale kohe õigel ajal kohta, siis ka tugeva tuulega kindlasti on neid äravajujaid on oluliselt rohkem, et te saate kellegi koha nii-öelda ära varastada. Et vaikse tuulega on see ääretult keerulisem. Ja siis võib-olla mis lõpetuseks, et mis see tulem võiks olla, et siin pildil kõige parempoolne paat olen mina
ja see on Jeeris 2024, kus ma täitsin olümpianormi ja see on minu väitel väga hästi ajastatud start. Ehk et piltlikult öeldes, mida me tahame näha, on see, et mul on võimalik kiirendada. Konkreetsel juhul olen ma samamoodi nagu Andres ütles, et märgi poolt. Ma olen märgi poolt, vist tegelikult päris esimene ei ole, aga üks esimesi. Mul on vaba tee sõita vasakule poole käigu peale nii palju, kui ma soovin. Samas minu peal olevad paadid, nagu te näete, 3 tükki on minu poolt hästi kinni surutud. Nende vöörid on ka tagapool kui minu paadivöör. Tähendab seda, et esimene paat, kes minust teoreetiliselt üle võiks sõita, on see Bahama, mis nii väikse tuulega nagu pildil on ääretult ebatõenäoline. Et see on tegelikult see, mida me soovime saavutada. Et ülevalt keegi üle ei tuleks ja alla oleks ruumi. Ja seda saab ajastamisega väga palju kaasa aidata. Nii. Aga järgmiseks koha hoidmine ja ruumi tekitamine. Et kui te ajastate enda asja sääraselt, et te valite endale koha, kus te milliste teiste paatide vahel te olete, siis see on see koht, millega te töötate. Ja eesmärk, nagu lause tagasi ütlesin, on lõpuks siis stardi hetkeks see, et teie peal oleval paadil ei oleks grammigi ruumi ja teie all olev paat oleks teist suhteliselt kaugel. Ja suhteliselt kaugel on selles suhtes suhteline mõiste, et kui te teete jube hea töö, näiteks vaikse tuulega ja minut 30 või minut 20 enne starti, te olete endale välja võidelnud alla suurepärase ruumi, kuhu kiirendada, siis tõenäosus, et sinna keegi alla tuleb, kes on kuskilt välja vajunud, on hästi-hästi suur ja see koht võetakse varem või hiljem teilt ära. Ehk et on hästi oluline, et teate oma võimeid, teate, kui hästi te olete võimelised endale mis ajaga ruumi tekitama, mis meetodeid kasutades ruumi tekitama ja tegema seda täpselt õigeaegselt. Ehk et piltlikult öeldes, kui teil endale ruumi tekitamine võtab aega umbes 20 sekundit näiteks, siis on seda mõistlik teha 30 sekundit enne starti, sest siis teil jääb 10 sekundit aega lõpuks siis kiirendamiseks ja päriselt stardiks. Nii. Olen siin joonistanud Paintis paadi ja on hästi oluline paadi loogikat stardis ja liikumist silmas pidades paadi triiv ja kuhu paat minna tahab. Ja selle hulgas see, et mida paat teha tahab mingisuguste kreenide puhul. Ja ma ütlen seda, aerode kontekstis on see ka kindlasti ääretult oluline. Et mida ma ka noorte puhul näiteks hästi tihti näen, on see, et istutakse rahulikult boardi peal, umbes sellises olustikus, nagu siin vasakpoolse minu joonistatud pildi puhul, tihttuules või natukene allpool tihttuult ja paat on enda peale kreenis. Mida paat teha tahab, kui paat on enda peale kreenis? Vallab. Täpselt nii, väga õige. Et kui paadil on natukenegi hoogu või liikuvust, mida me eelmistel slaididel rääkisime, et on oluline, et paadil oleks, et ta oleks juhitav, siis paat vallab. Ehk et piltlikult öeldes te tahate paati kogu aeg sundida vallama, mis olemuslikult on täiesti vastupidine sellele, mida te peaksite soovima teha. Te peaksite soovima stardiliinile läheneda maksimaalselt sirgel joonel otsejoones. Ehk et see parempoolne pilt on kontrolli mõttes, et ajastada starti suurepärane, kui te suudaksite füüsikaseadustele vastu saada ja lihtsalt vastu tuult kiiresti liikuda. Aga võib-olla on selleks mõned võimalused.
Aga enne, kui me räägime nendest võimalustest, siis põhimõtte tasandil veel kord, et kui me mõtleme paaditriivi peale, siis kui te seisate vastu tuult, siis te kas seisate koha peal, liigute mingisugusest enda eelnevast manöövrist ja kiirust omavast tegurist tingituna vastu tuult, kuniks te seiskute või liigute tagasi tagurpidi. Ehk et see liikumine on nagu edasi-tagasi suunaline. Kui te seisate juhuslikult nii nagu see vasakpoolne pildikene, siis tuul surub teid alla, teie triiv on otse alla suunas. Kuna teie puri ei loperda täielikult ja te natukene vahepeal võtate teda peale ja siis lasete jälle järgi, siis te liikumis nii-öelda driving force inglise keel, liikumisjõud on põhimõtteliselt täpselt selle pildi peal siia vasakule ja piltlikult öeldes, kui te nüüd endale konkurendid siia ümber mõtlete, siis see, kes teie peal on, temale jääb kogu aeg ruumi juurde ja teie enda tekitatud ruum kaob, ütleme siis, valguskiirusel. Ehk et piltlikult öeldes niimoodi kursil seismine on tekitatud ruumi totaalne surm. Ja mis veel on oluline kaasa võtta siit, on see, et stardis seistes, ütleme piltlikult öeldes, me oleme liikuvuses kogu aeg, aga seal nii-öelda koha eest võideldes, kui te soovite, et teie paat ei triiviks ja oleks maksimaalselt väike triiv ja nii-öelda kohal püsivus paadil oleks võimalikult suur, siis vältige triivi. Laseri paadiklassis täiesti teadlikult istutakse nagu kokpitis, nii väike kui see ka ei ole, istutakse sees, et paat oleks nii-öelda flat. Teine asi, mis natukene ka, või ei ole teine, on juba palju rohkem kui teine asi, aga mis puudutab natukene trimmi poolt, on see, et täiesti lehviva purjega on ääretult keeruline mõistlikult seista, sest et takistus on suur ja kui takistus on suur, siis on ka triiv suurem kui siis, kui te tõmbaksite endal natukene mingisuguseid otsasid peale. Mis on mingisuguste otsade all, mõtlen siis nii lihtsa trimmimise meetoditega paatidega nagu aero ja laser või ilka on selleks kontrasoot, et täiesti lõdva kontrasoodiga kindlasti stardis seista ei saa, et see on selline, kuidas ma ütlen, pakstagi sõitmise asendis võiks olla kontrasoot, kui me räägime vahele korraks trimmist. Et sellisel juhul on suhteliselt efektiivselt võimalik ka seista. Ja mida siis lõplikult teadvustada ja endale nagu meelesoppi kindlasti meelde jätta, et seisev paat võrdub triiviv paat, ehk et lähed alla vett. Ja kui sa lähed alla vett, siis sa kaotad A oma koha ja B on kontroll paadi üle olematu. Mis siis on tehnikad? All on tegelikult juba vihjed olemas, sest on YouTube'i videod seal ootamas, aga tehnikad, et hoida enda kohta, tekitada ruumi ja siis ka vajadusel kellegi kohta võib-olla ära võtta, on järgmised. Üks nendest on lusikaga söömine, on järjekordne suurepärane tõlke ime Karl Martini poolt, et need on inglisekeelsed väljendid, kõik esimene on scooping, siis on shooting into the wind, mis kui ma juba sellise tõlke tegin, siis võiks olla kulbiga söömine, et need on olemuslikult suhteliselt sarnased tegevused, lihtsalt üks on suhteliselt radikaalne ja teine on selline natukene haaval. Siis on tagurdamine ja sellele järgnev siis oma koha tagasi võtmine, siis on topeltpaut ja siis on grabbing.
grabbing on, ütlen disclaimer ja asteriks, et grabbing on kindlasti purjetamisvõistlusreeglitega keelatud tegevus, aga ükskõik millist võistluspurjekate svertpaatide startide vaatama ei lähe või selles ei osale, siis kindlasti grabbinguga tegeletakse. Ja full disclosure tegelen ka mina igal võimalusel, kui žürii mind ei vaata. Nii, ja mis need tehnikad praktikas tähendavad? Võib-olla on koht, kus võiks jällegi näidata hoopis tükist kõigepealt videosid. Lõpetan selle jagamise ja tõstan teid teisele ekraanile ja jagan hoopis teist ekraani. Nii, kas Miki Becketi nägu on teile ilusti näha? Jah. Ja, hästi. Esimene manööver on lusikaga söövmine ehk scoop. Scoop on oma olemuslikult selline manööver, kus sa võtad ennast kursile ja kui sa oled kursile end võtnud ja saavutanud natukenegi kiiruse, siis sa võtad kohe vastu tuult tagasi ja liigud maksimaalselt kaua, maksimaalselt kõrgele üles. See haakub siis minu selle painti joonistuste maailmaga, kus me soovime, et me suudaksime liikuda maksimaalselt otsejoones vastu tuult. Sellisel juhul tulevad meile kõik need, kes seisavad liini peal, lihtsalt ülevalt siia vastu, mis tähendab seda, et me oleme alumine, mis tähendab seda, et me saame neid survestada ja kuna me oleme liikuv paat ja nemad tulevad piltlikult öeldes tagurpidi vastu, siis neil ei ole stardi ajastuse kontekstis mitte mingit lootust, et kui me nüüd siit veel kiirendame, siis nad saavad kuidagi paremini minema kui meie. Vaatame ühe korra veel. Seisad, nagu ma rääkisin, paat on suhteliselt flat, ka tema üritab hoida ennast, nagu te näete, maksimaalselt paadi keskele. Kui tunnete, et paat on täiesti seisma jäänud juba või veel hullem hakkab tagurpidi liikuma, siis võtate uuesti kursile, kiirendate ja uuesti täpselt sama manööver kordub. Ja seda on siis eriti näiteks vaikse tuulega startides mõistlik teha lihtsalt kogu aeg hoida ennast liikuvuses, kogu aeg teha vaikselt seda skuupi ja sääraselt te säilitate kontrolli paadi üle ja väga-väga suure tõenäosusega säilitate ka oma koha. Nii, vahepeal kohe küsimusi. Vaikus. Võtame siis järgmise, milleks on siis shooting into the wind ehk mina nimetasin seda lusikaga söömiseks. Siin pildil on hästi klassikaline olukord, kus kui praegusest hetkest oleks vaja kiirendada, siis keskmise paadi olukord ei ole loomulikult väga kiita, sest et alla tal väga palju ruumi ei ole ja üles vaadates tema peal oleval paadil on väga mugavalt kiirendamise ruumi. Tõsi, et neil on stardiliinini, mis on kollaste märkide vahel veel päris mõnusasti aega nii-öelda siis ruumi kontekstis, aga see pilt on kindlasti midagi sellist, mida te stardis tahate vältida. Ja kuidas siis keskmine paat seda olukorda väldib? Tegelikult ei olnudki keskmine paat, väga vabandan, oli hoopis alumine paat, kes tegi selle manöövri, milleks on siis
kulbiga söömine, ehk et see oma olemuselt on täpselt sama asi, mis skuup, aga lihtsalt väga jõulisel meetodil. Panen kohe uuesti ja võib-olla panen ka siit kiirust maha, kus sa ajad paadikreeni ja võtad selle väga jõuliselt ja kiiresti põhimõtteliselt body pump'iga maha ja siis liigud maksimaalselt kaua vastu tuult. Siin pildil on umbes 15 knotsi tuult, 14 knotsi tuult, et tõesti sellise ilmaga on võimalik seda väga edukalt teha. Ja mis nii-öelda shooting into the wind siis tekitab, nägime nüüd selle keskmise paadi peal. Et see tema iga viimanegi, kui stardiruum kadus totaalselt ja ta peab midagi ette võtma. Ja mida ta ette võtab, ongi järgmine tehnika, millest me räägime, on siis välja tagurdamine ja re-entry. Ehk et ta läheb siit ära. Ja nüüd ma siin võtan võib-olla pausikese väikse, et mis on hästi tähtis, on see, et mida ma ka näen, on see, et see on nagu niisugune allaandmise koht. Et ohah, ma vajusin ära, mu koht võeti ära, ma nüüd tagurdan välja ja ma otsin endale uue koha, mis ei vasta absoluutselt tõele. Nii, Merilil on küsimus vahele. Ja, tere. Minul on selline küsimus, et kuidas see scooping ja shooting into the wind on seoses selle reegel 42-ga? Vastan niimoodi, et see shooting into the wind nii radikaalselt, nagu see siin videos on ilmselt selline asi, et kui sa teed seda korduvalt, siis see jääb kindlasti ette žüriile. Aga kui sa teed seda nagu natukene, mu point on see, et sa võid teda endiselt teha nagu siis Mickey Becketti Scoobi video ja selle video kuskil vahepeal, kus praktikas ei juhtu mitte midagi. Et seda tehakse igas stardis. Me võime, ütleme siin, koosviibimise lõpus ma võin leida sulle 100 YouTube'i videot medal race'ide stardist, kus kõik teevad täpselt seda sama liigutust. Et see on hästi tavapärane ja hästi levinud. Siinkohal jällegi asteriks või disclaimer on, et paadiklassides vilistatakse Rule 42 erinevalt. Et siin on kindlasti koht, kus Andrus Boksi on ääretult pädev, maailma üks pädevamaid inimesi ja meil on au olla temaga väikses Eestis, kus kõik tunnevad kõiki ja temal võib võtta lihtsalt käest kinni jahtklubis teda nähes ja talt küsida kõiki maailma küsimusi. Ma olen täiesti veendunud selles. Aga ma toon ka näite, et olemuslikult me laseri kontekstis vähemalt jõuame täna ka selle lõpukiirenduseni, siis kuidas lõpukiirendus laserklassis ajalooliselt ja alati ja me näitan ka videosid käib, on see, et siis prigatakse kursile, aetakse paat kreeni, siis hüpatakse kallutusasendisse ja tõmmatakse pumbiga paat maha. See on olemuslikult täpselt sama asi, mis see shooting into the wind, et see on üksik pump, üksik body pump ja seda justkui nagu väga ei või teha, eriti olukorras, kus sa kiirendad üle paadi tolle olustiku keskmise kiiruse, aga tehakse kogu aeg ja peab väga selliselt lahmivalt ennast liigutama, nagu see kodanik siin kõige vasakpoolsemana, et see silma hakkaks ja siis sa pead seda paar korda veel tegema, et selle eest päriselt nagu kollast lippu saaks. On hästi keerutav vastus su küsimusele. Nii. Aga tulles tagasi tagurdamise juurde, siis viimased sõnad, mis ma ütlesin, oli see, et välja tagurdades tihti peale tõdetakse, et nii ma jäin oma kohast ilma, mis tihti peale ei vasta üldse tõele, sest et kui see üleval olev paat ka natukene oskuslik sõitja on, siis ta ei soovi samamoodi seda auku kohe kinni panna, sest et see on tegelikult see auk, kuhu ta soovib kiirendada. Mis tähendab seda, et sa tagurdad välja tagurdades on
rääkides paadi käsitsemisest, hirmu oluline, et teil on piisavalt sooti paadis, mis ei ole ümber teie jalgade sõlmes ja kuskil kinni, et te saaksite vajadusel suhteliselt radikaalselt selle poomi välja lükata ja hästi kiiresti saada suure tagurpidi liikumise jõu. Miks seda vaja on? Seda on vaja sellepärast, et te soovite saada otse alla tuules maksimaalse kiirenduse, nii nagu see Kanada mees siin üritab teha. Ja väikene hetkekene pärast seda, kui te olete saanud maksimaalse tagurpidi liikumise kiirenduse, te roolite enda paati liikuma siis tihttuule kursilt allapoole, ehk et piltlikult öeldes te pöörate, näitan videost. Lasete paadil pöörata nii nagu tema... Kuidas? No, kurat, need on nii head videod. Mina ei oska neid leida. Merili, sa ei ole mute'i peal, igaks juhuks ütlen. Vabandust. Kõiki videolinke, see PowerPoint on ju kindlasti teile pärast kätte saadav ja need videolingid on seal täpselt selle põhjusega ka pandud, et te saate rahulikult neid pärast vaadata. Aga minnes edasi, siis tegelik olustik, mida te tahate saavutada, on see, et te liigute tagurpidi piltlikult öeldes liinil ülespoole. Kui te vaatate, panen uuesti, siis siin hetkes paat liigub tagurpidi liinil ülespoole. See on Kanada poisi poolt, ma võin teile öelda, suhteliselt kehva sooritus, sest et tal läheb, kui te vaatate tähelepanelikult, poomi ots vette, mis tegelikult takistab tema selle nii-öelda liinil ülespidi liikumise suhteliselt kiiresti ära, et ta nagu viskab õnge vette. Et kui seda ei juhtuks, siis ta liiguks palju paremini ja palju kaugemale siia üles. Ja kui sa liigud siia üles, siis mida sa saad teha, on re-entry, mida ta nüüd tegema läheb. Ta võtab enda koha uuesti tagasi. Ja see on ülioluline. Te ei anna seda kohta ära, te lähete sinna tagasi. Ja nüüd tema teeb uuesti selle sama shooting into the windi. Ja vaata, kuhu ta nüüd jõudis. Nüüd on tema situatsioon ideaalne ja näed, Mehhiko peab ära minema. Nüüd ei ole Mehhikol mitte midagi teha. Ja see mäng käib stardiliinil kogu aeg. Kui on vaikne tuul, siis see käib 2 minuti pealt juba käib. Kõik tagurdavad, tulevad tagasi, liiguvad edasi, vaatavad, et jõudsin liiga kõrgele teiste tagant välja ja kordub sama asi uuesti ja uuesti ja uuesti. Võib-olla vaatame kogu asja ühe korra otsast uuesti. Et alumine paat on suhteliselt kaugel kõigist. Ja shooting into the windiga jõuab suhteliselt kiiresti close hold kursil olevate paatideni. Mis peale antud paat peab hakkama liigutama, tagurdama välja ja tegema re-entry. Loomulikult on teil selles olukorras võimalus otsustada, et võib-olla selle sama alumise paadi all, kuna tema on teinud hea shooting into the windi, on veel parem ruum. Võib-olla te tahate sinna auku minna tagasi ja valida endale uue koha. Aga oluline on see, et ütleme, kui siit nüüd tuleb stardikiirendus, siis nüüd on Kanada olukord suurepärane eeldusel, et ütleme, tavastardi kontekstis suure tõenäosusega siin all on veel ka sellel kõige vasakpoolsemal paadil paar paati, et see on nagu nii-öelda fookuspilt. Nii. Pärast re-entry't on selline
selline fenomen nagu topeltpaut, mida saame näha siin. See siin pildil on suhteliselt nagu lihtne näide, ütleme siis nii, et ta on esiteks kõige alumine paat ja teiseks on siin sõidus ka väga-väga tugev tuul, mis tähendab seda, et paatide vahe on tegelikult suhteliselt suur, et mida vaiksem tuul, seda mikroskaalamal see jällegi on, et kui te ka siin videos midagi tähele panite, siis see tähelepanek võiks olla see, et kui topeltpaute tehakse, siis topeltpautidel enamasti kunagi ei vahetata käsi. See käib nii, et see on nagu ütleme siis Rule 42 kontekstis nagu hästi legaalne tegevus, et liikuda liinil hästi kiiresti natukene ülespoole. Et hästi kiiresti paut ja paut tagasi. Ja mida sa sellega tegelikult veel saavutad, kui sa väga oskuslik oled, sa saad teha tegelikult 2 pampi, on ju. Et sa teed paudi, hüppad teisele poole, tõmbad, teed uuesti paudi ja jälle tõmbad. Ja kõik on väga legaalne. Käsi ei vaheta, sest selleks ei ole enamasti kunagi aega. Panen jälle võib-olla kiirust maha. Et tegelikult selles lühikeses klipis, mida ma teile näitan, siin me näeme isegi 2 topeltpauti. Üks topeltpaut on siin, käsi ei vaheta, võimalikult lähedale. Ja teine topeltpaut on siin, kus on oluliselt vähem ruumi. Nii. Kas vahele on küsimusi tekkinud? Vaikus. Siis järelikult ei ole. Siis räägime grabbingust, mille kohta ma panen samuti kohe video. Nii. Mida grabbing siis tähendab? On see, et sa lükkad purjepakki, aga sa hoiad rooli vastu. Ehk et kui sa lükkad parema käega, kui sa kujutad ette, lükkad parema käega, mis ei ole sul rooli pinni küljes, lükkad purjepakki, siis normaalne manööver, mida me rääkisime ka tagurdamise ja re-entry puhul on see, et sa lükkad rooli endast eemale,
mille tulemusena su paat läheb kursile. Grabbingu puhul sa soovid teha risti vastupidist. Sa lükkad purje pakki ja prigad paati justkui nagu paat liiguks edaspidi, siis saama kursile. Ehk et kuidas ma siis ütlen, normaalne vallamisasend, kui paat liiguks edaspidi rooli kontekstis. Ja mis sellega juhtub, on see, et paat soovib hakata liikuma siia suunas. Seda öelnuna, rõhutan veel kord, see on highly illegal. On žürii ja kui seda piisavalt oskuslikult ja peenelt teha, nagu need tütarlapsed siin videos teevad, siis selle eest risti ei lööda. Ja kuidas seda peenelt ja oskuslikult teha, on see, et sa ei lükka purje pakki käega, vaid sa istud niimoodi, nagu meil enne ka juttu oli, et paat võiks olla suhteliselt flat, ehk et mitte ühele ega teisele poole väga kreenis. Istud paadi keskel niikuinii ja siis sujuvalt toetad oma õlga vastu seda poomi ja õlaga surud selle purje pakki ja siis natukene rooliga lihtsalt tõllerdad seal taga ja juhtubki ime sääraselt, et paat liigub üles suunas. Siin on fookuses sinises pibos tütarlaps, aga tegelikult selle video superstar on hoopis kollases videos tütarlaps. Kui te jälgite seda kollasest videost tütarlast, siis vaadake, mida tema praegu teeb. Nägite, mis seal toimus? Mis ta tegi? Verd korraks välja. Miks verd välja tuleb? Triibib all, ei. Sa ju tahad saada, kui sa oled paadile initseerinud üles suunas liikumise, siis sa ju tahad sellest võtta maksimumi. Jaa, muidugi. Kui sa juba oled pätti teinud, siis võta svert välja ja las see paat liigub nii kaugele kui võimalik selle sinise tütarlapse suunas. Mis olemuslikult on jällegi nagu küsimuse koht žüriile, et kui sa näed, et paat võtab stardiliinil sverdi välja, siis on nagu suhteliselt suur tõenäosus, et ta on teinud mingit nahka seal enne. Muidu teil ei ole nagu mingit põhjust teda teha. Aga kui te ka vaatate selle paadi liikuvust, nagu kui kiiresti ta sellele sinisele paadile seejärel külje alla jõuab, on nagu suhteliselt sürreaalne. Et selle tegevuse efektiivsuses ei saa kahelda. Selle tegevuse legaalsuses tuleb kahelda väga-väga kõvasti. Aga töötab väga-väga hästi. Kindlasti kõige efektiivsem meetod, kui žürii ümber ringi ei ole. Kõige vähem peab vaeva nägema ja kõige kiiremini saab üles liigutud. Ja nagu ka siin videos on näha, siis te näete, et kogu aeg rooliga natukene sõtkub. Et tegelikult võiks rooliga nagu aidata ennast kursile ja siis purjetada. Aga tegelik reaalsus on see, et hea meelega aidatakse ennast natukene korraks kursile. Siis tehakse nägu, et jah, siin all on ju ka paat. Ma nüüd pean jällegi reageerima. Ja siis prigatakse teisele poole jälle ja teadlikult tekitatakse endale olukord, et reageerida. Et ka žürii kontekstis saaks öelda, et ma ju pidin liikuma, sest vastasel juhul ma oleks näiteks alumine pealmine reeglit rikkunud ja nii edasi. Et see on nagu see mängu ilu, kuhu taha tihti peale saab tegelikult ka nagu mingil määral, ütleme siis nii pugeda, nii kehvasti, kui see ka ei kõla. Aga siin veel kord kollase esituses suurepärane grabbing. Nii. Need on need tehnikad, mille abil on võimalik suurepäraselt startida. Pole küsimust ka.
tuleme tagasi. Ma kaotasin teid kuskil ära. Nii. Jagame järgmist ekraani. Tulime tagasi siia. Kas on tehnikate kohta küsimusi? Vaikus. Siis on ainult üks asi jäänud. Siis on kiirendamine jäänud. Ja kiirendamise tehnika on, nagu ka seal eelmises videos näha oli, on vaja end prigada kursile, anda kreeni ja... Minul on üks küsimus. Jumala eest. On selline küsimus, et kuidas sa kaitsed ruumi enda all? Et ma mäletan vanasti, kui me purjetasime, siis me nagu keerasime paadi külgtuule kursile või siis lükkasime poomi välja, et anda psühholoogiliselt siis teada, et sinna ei mahu, et seal ei ole ruumi. Et kuidas te tänapäeval kaitsete seda alumist ruumi? Mõlemad variandid on kindlasti siis säärased, mida ma olen kindlasti kasutanud. Seda ma ütlen samas, et need on mõlemad hästi radikaalsed. Et sa paned, sa teed võib-olla talle selgeks, et ta tõesti sinna ei mahu. Laserklassis vähemalt tõenäoliselt ta lõpuks sinna ikkagi tuleb. Ja mis sa sellega saavutad on see, et mõlema olukord on rikutud. Et ristikeeramisega sa tegelikkuses annad kogu oma töö kohe ära niikuinii. Soodi järgi andmise ja nii-öelda siis poomi välja lükkamisega mingites olustikes see töötab eriti hästi vaikse tuulega, see töötab päris hästi, sest et see kadu, mida sa endale tekitad, sellega ei ole nii märkimisväärne. Aga parim kaitse selle vastu on, et sul ei ole liiga vara midagi kaitsta. Ehk et noh, kuidas ma ütlen, veel kord on hästi oluline, et sul oleks see ruum piltlikult öeldes 10 sekundit enne starti, et sul ei ole seda varem vaja, mis tõttu on jällegi tulles tagasi kõikide nende teemade juurde, mida me täna seni rääkinud oleme, ääretult oluline, et sa oled hästi kindel enda sooritusvõimes ja nende tehnikate kasutamises sa tead, mida teha selleks, et tekitada endale see ruum. Ehk et minu parim soovitus on see, et kui sul on mingi 45 sekki stardini veel aega, siis sa ei soovi suruda veel peal olevat paati maksimaalselt kinni, sest et sa sellega annad talle ka selgelt nii-öelda selle signaali, et sa oled tema all oskuslik, saad oma asjadega väga hästi hakkama ja ta jõuab veel reageerida. Sest et tal on aega teha skuupi, tal on aega teha topeltpauti, tal on aega tagurdada ja isegi endale uus koht otsida. Ehk et parim kaitse on see, et sa tekitad endale selle ruumi, mida kaitsta mingi umbes 20 sekundit enne starti kõige varem. Sest et siis on see nii-öelda enamus nendest manöövritest võtavad umbes 15-20 sekundit aega, mis tähendab seda, et siis iga oskuslik sinu konkurent teab, et ta ei jõua enam reageerida. Tal ei ole eriti midagi teha. Et siis, kui sa oled surunud enda peal oleva paadi kinni, siis sellel peal oleval paadil ei ole enam topeltpauti võimalik teha. Ta ei jõua. Ta tagurdada ja tagasi tulla ammugi ei jõua. See võtab rohkem aega kui 20 sekundit. Grabbingust ei ole enam mitte midagi tolku, sellepärast et peal olevad paadid tulevad juba natukene väikse kiirusega ja nii edasi. Ehk et parim kaitse on, et ära tekita seda olukorda. Ja siis, kui on säärane olukord, et sa juba soovid hakata kiirendama ja siis keegi soovid sinna nii-öelda shoot the gap, sinna auku vahele tulla, siis on parim, mida teha saab, on lihtsalt kiirendada ja minna.
sest et siis sa sellisel juhul vähemasti, ütleme, risk on see, et sa saad vale stardi eest, saad võib-olla sekund liiga vara, on ju. Aga tõenäosus on suur, et sa sealt tegelikult saad vastupidi nagu suhteliselt hea stardi. Kas see loodetavasti vastab enam-vähem su küsimusele? Nii, veel küsimusi, hea meelega vastan, see on palju toredam see arutelu kui lihtsalt selgitamine. Vaikus. Aga siis stardi kiirendusest. Stardi kiirendus siis näeb välja säärane, et prigad kursile, annad kreeni, olenevalt tuuleolust. Mõnede tuuleoludega ei ole vaja kreeni sugugi tegelikult anda. Võtad peale veel viimase törtsu kontrat, sest et täiesti slack või täiesti järgida ei olnud sul niikuinii. Võtad soodi sisse, pöörad kursile, tõmbad paadi maha ja sõidad. Imelihtne. Ja kui näidata see ette, kuidas see täpselt käib, siis see käib niimoodi. Natukene on liiga vara. Prigavad kursile, paad kreeni, tõmme ja minek. Vaatame ehk ühe korra veel. Võtame natukene timeritele ka. Rõhutan, et need kreeni ajamised ja need pumbid, mida siin näete, on ka suhteliselt radikaalsed. Need on, see medal race on ääretult marginal olustikes tehtud võistlussõit, kus võib-olla napilt 5 knotsi on. Et kindlasti, mida tugevam tuul, seda vähem seda kreeni on vaja anda ja loomulikult mingi päriselt tugeva ja eriti ellujäämisilmaga ei ole mingit kreeni üldse vaja anda. Ja kokkuvõttes võib-olla see kogu asi, siis mis puudutab tuule tugevuse erinevusi, siis kõige vähem olulisem on paadi liikumas hoidmine keskmise tuulega ja mida kaugemal ekstreemsuste suunas on tuuleolud, seda olulisem on paadi kogu aeg liikumas hoidmine. Et ma samuti nägin seda Maatriksi vastanud küsimusi ja mis mulle eriti silma hakkas, et stardiskoorid olid üleüldiselt hästi madalad, siis eriti madalad olid nad seal ellujäämise ja tugeva tuule ilmaga. Ja see põhjus suure tõenäosusega on selles, et kui te ei hoia oma paati liikuvuses ja kui teil ei ole kogu aeg mingis suunas kontrollitud kiirust, siis tugeva tuulega juhtub hästi kiiresti see, et paat hakkab kontrollima teid. Ja see on lihtsalt reaalsus, et kui te jällegi teate, mida te teete ja annate paadile hoo ja hoiate seda hoogu, mitte ei seisa eriti tugeva tuulega lihtsalt liini peal stardikella täistiksumise ootuses, siis juhtuvad hästi kiiresti ka väga-väga positiivsed asjad, kus te leiate, et te tegelikult stardite suurepäraselt. Ja siit võib-olla ongi küsimus, et sooritus versus asendustegevus, et eelmine kord oli küsimus, et mida siis teha, et minu ettepanek on teile, et keskenduge nendele tegevustele, nende paadi käsitsemiste tehnilistele oskustele, viige need ellu
ja püsige seda tehes hetkes ja siis tulemus on see, mis paratamatult tuleb ja tihtipeale see tulemus on sellisel juhul hea. Mina tänan ja võtan küsimusi, kui teil neid on. Ei paista olevat selles mõttes kõigile teile, et materjalid ja webinari video on kättesaadavad RS-Saaro lehe pealt, seal bootcamp pealt. Palun veel kõigil seda pidi, et kes ei ole teinud, siis leiate sealt tööriistade alt, leiate ka purjesportlase oskuste maatriksi, mis on Karl Martin koostanud. Hetkel on 12 inimest vastanud. Mida rohkem neid vastab, seda rohkem on meil sisendit ja seda kvaliteetsemalt me suudame järgmise webinari ette valmistada. Järgmine webinar toimub 2 nädala pärast, et anname sellest juba teada, ma arvan, siin paari päeva jooksul. Videosalvestuse ma ütleme, et panen üles homse päeva lõpuks. Võite seda rahulikult siis käia vaatamas, sõpradega jagada, et kõik on nagu kätte saada. Ja üks asi veel, mida ma palun teilt ennem, kui te lahkute, selles mõttes, et me saavutasime täna fantastilise skoori, et meil oli kohal üle 41 inimese. Nendest kuni minu kõneni oli 41 ka pidas vastu. Nii kui mina hakkasin rääkima, siis kukkus see skoor 38. Aga palun teil kõigil seda pidi, et hinnake 10 palli skaalal, kui kasulik oli tänane webinar sinu jaoks. Pane kirja, mis oli üks kõige kasulikum idee või mõte, mida sa siit kaasa võtsid ja võib-olla ka meile Karl Martiniga üks soovitus, mida me võiksime järgmine kord teha teistmoodi, et sellest webinarist tuleks sulle suurem kasu. Et ega meil on ka see asi, et me iga järgmise webinariga püüame saavutada parema soorituse. Aga pange oma mõtted kirja, võite otse siia panna Teamsi chati. Siis oli üks küsimus, mis on sisse tulnud, et mis hetkel peaks stardikiirendust alustama, on Helene Loore Kuusk korra küsinud. Väga hea küsimus. Mis hetkel sõltub väga tugevalt sellest, mis on tuule tugevus ja sõltub sellest, mis on angle of attack ja kus sa parasjagu juhtud olema. Et kui sa oled, mida lähemal sa oled liinile, seda hiljem sa pead seda alustama. Mida kaugemal sa oled liinist, seda varem sa saad seda alustada. Aga sellele küsimusele tegelikult on tulemuslikus kontekstis üks ja ainukorrektne vastus. Ja see vastus kõlab sääraselt, et pool sekundit varem kui sinu alumine ja ülemine paat. Väga hea. On veel küsimust ja võite otse ka eetrisse küsida selles mõttes. Et mikrofon on lahti ja järgmine kord palume, et kogu aeg oleks mikrofon lahti, et rääkige ja võib-olla kellelgi teisel on veel ka oma kogemust, mis võib olla uuem ja parem kui Karl Martin teab. Aga väga head hinded oleme saanud selles mõttes, et keskmine hinne on 9 peal, see on siis seda pidi, et me võime öelda, et MPS-i järgi, et meil on kõik soovitajad. Aga järgmine kord siis sama aeg 2 nädala pärast kutsuge sõbrad kohale, et mida rohkem me üksteisega oma kogemusi, teadmisi jagame, seda huvitavamaks meil vee peal läheb. Ja aitäh veel kord kõigile ja kohtumiseni. Aitäh. Aitäh. Ciao.